Tere! Minu nimi on Palmilahe ja minu kõrval on siin Edmund Laugasson ja me tuleme IT kolledžist. Ja kuna on tulemas kohe varsti üle-eestilised talgud teeme ära, siis oleme ka meie mõelnud teha oma talgu ürituse ja Edmund saab siis siin selle kohta siis rääkida, et mis meil täpselt tulemas on ja millal. Tere! Ja 2. mail siis olete kõik oodatud Mektorisse innovatsioonihaabi, kus me siis korraldame vabavara talgud. Ja seal on siis võimalus kuulata ettekandeid ja paneelarutelu, kus me räägime tehisintellektist kui ka vabavarast ja kuidas see kõik ka hariduses on kasutusel. Ja siis saab huvilistele ka paigaldada vabatarkvara arvutitele. Sellised võimalused. Nii, väga põnev, et keda see siis eelkõige peaks puudutama, et kas sinna võib tulla ka tavaline inimene, täitsa niimoodi saab aru, et temal kohe võib-olla Windows 10 hakkab läbi saama, et on vaja uut tarkvara peale laadida näiteks, et ta on sellest huvitatud, et kas siis on tema ka oodatud sellele üritusele? Jaa, absoluutselt, et kõik võivad tulla ja see ongi see päev, kus siis talgute korras kõik saavad täiesti tasuta oma arvutit uuendada, saavad kaasaegse tarkvara ja saavad olla ka valmis selleks olukorraks, kui tõesti Windows 10 nüüd siin 14. oktoober praeguse teadmise kohaselt siis lõpeb tehniline tugi. Et saavad ka siis kaasaegse tarkvara peale ja saavad jätkata oma praeguse arvutiga, et ei pea hakkama arvutit vahetama. Nüüd muidugi võib-olla mõnel tekkis küsimus, et kes ei ole ennem selle süsteemiga kokku puutunud, et kas see on ikkagi nii lihtne hallata tavainimesel ka, et ta pärast ka siis hätta ei jää selle süsteemiga, et kui ta selle saabki siis seal ürituse raames endale käivitada, aga kas pärast siis on see nii lihtne kasutamise poole pealt ka? No ma usun, et ikkagi on, sellepärast, et inimesed ilmselt ei kasuta arvutit esimest korda. Ja ta on väga sarnane, võiks öelda ka Windowsile samamoodi selline graafiline töölaud ja failid ja kataloogid seal, et peamenüü, et selles mõttes on see täiesti kasutatav ja me tahame tegelikult pakkuda siis tehnilist tuge ka hiljem läbi siis Tehnikaülikooli TalTechi vabavara teadvuskeskuse. Jaa, et võib-olla natukene räägid ka siis sellest vabavara keskusest, mis on siis nüüd loodud, võiks öelda, jah, et selline uus keskus, et mis see siis endas täpsemalt hõlmab? No ennekõike me tutvustame, mis see vaba tarkvara üldse on ja ka esimene asi on ilmselt terminid, et vabavara ja vaba tarkvara on sünonüümid ehk samatähenduslikud sõnad. Ja tutvustame siis, mida see vaba tarkvara võimaldab ja tema selliseid võib-olla ka mingis mõttes eripärasid, et me saame seda kõigile vabalt jagada, tohime seda vabalt levitada isegi seda muuta ja ka muudetud versioone levitada. Nii et see on selline esimene suund ja teadmuskeskusel on veel teisigi suundi peale teavitustegevuse, et siin tahame jätkata ka siis rakendustegevusega, et ka organisatsioonides ja erinevates asutustes ettevõtetes tasapisi juurutada vaba tarkvara. Ja siis eks sellega kaasneb ka kindlasti koolitamine ja koolitamisega omakorda seanduvad ka õppematerjalide koostamised ja siin... Väga hea, et siin ongi kohe küsimus kindlasti ka inimestele, et kas on siis kusagil võimalus tulevikus ka neid materjale siis kätte saada, et oleks selline keskkond, kus siis eestikeelsed materjalid oleksid vabalt kättesaadavad inimestele ka, kes on siis huvitatud ka võib-olla edasi arendama siis oma süsteemi, et kas on siis kuskil selline koht, kus nad leiaksid selle info? Jah. Kindlasti me tahaks, et vaba tarkvara leviks ja püüaks selle kohase teabe niimoodi kättesaadavaks teha ja juba praegugi on internetis väga palju materjale tegelikult üleval ja ka selliseid tasuta kursusi, mis küll tihti on ingliskeelsed, aga püüaks siis siin seda ka eesti keelde saada ja kui aus olla, siis õppejõuna olen oma materjalid teinud ikka kättesaadavaks. Ma õpetan ka ise ülikoolis siis vaba tarkvara põhjal IT-spetsialiste
ja see on küll jah, spetsialisti tase, aga nüüd peaks siis tulla ka siia kasutajatasemele, et ka tavakasutajad saaksid aru, kuidas see kõik käib ja Jaa, see on väga huvitav, et tegelikult võib-olla tekibki küsimus ka kuulajale, et aga miks see teema ikkagi sind on nii pikka aega juba paelunud, et ma saan aru, et sa oled juba ikkagi üle 20 aasta tegelenud selle vabavara teemaga, et võib-olla räägime natuke ka nendest võib-olla ohtudest, mis võib-olla siis inimest võiksid nagu oodata, et miks ta siis ikkagi võiks seda vabavara poole ka rohkem võib-olla vaadata? Jah, eks me oleme kõik vabad oma valikutes ja võib öeldagi, et siin me elame sellises nii-öelda paljususe maailmas, et kui ma täna kasutan ühte tarkvara ja võib-olla see mingil hetkel minu jaoks ei toimi, siis järgmine päev tohin ma kasutada teistsugust tarkvara. Ja no üks märk oligi siin see, et aasta teises pooles siis on Windows 10 tugi lõppemas ja paljud siin Windowsi kasutavad ja Windows 11 esitab siis täiendavad nõuded arvuti-riistvarale, aga võib-olla paljudel inimestel ei ole seda kohe võimalik tagada ja seetõttu on vabavara siis üks võimalus, mis töötab ka vanema riistvaraga ja seal saab ka ID-kaardi tööle ja saab kõiki neid e-teenuseid kasutada, mis meil Eestis oluline. Et kui nüüd jah, et ütleme, inimesel on siis selline arvuti, mis võib-olla on selline 5+ aastat vana, et ta saab siis põhimõtteliselt maha laadida oma vana tarkvara ja sinna peale siis tõmmata siis selle Linuxi versiooni ja arvuti siis võimaldab seda. Jaa, just Linux on üldiselt selline üsna paindlik süsteem, ta töötab väga paljude erinevate riistvaradega, erinevate riistvarararhitektuuridega isegi. Nii et ja kui aus olla, siis paljud inimesed, kes ütleme, kasutavad siin nutiseadmetes Androidi, võib-olla ei olegi mõelnud, et see on tegelikult nutiseadmele kohandatud Linux. Et paljud on juba täna tegelikult Linuxi kasutajad ja meil mitmed süsteemid, mis meil taustal töötavad, kasutavad Linuxit, nii et me selles mõttes oleme juba ise üsna palju Linuxi kasutajad. No kuna väga paljud inimesed on huvitatud ikkagi meie planeedi päästmisest ja see tähendab ka seda, et see rohepööre on siin niimoodi pöörlemas ja kõik tahavad ikkagi seda nii-öelda sellest ka parimat ikkagi meie keskkonnale, et kas see kuidagi Linux saab ka siis aidata seda nii-öelda seda rohelist ühiskonda siis hoida? Jah, kui me kasutame need arvuteid edasi, mis ikkagi veel töötavad ja ei viska neid kohe minema, kui sinna ei saa nüüd kõige uuemat Windowsi peale panna, et see võiks ajata küll keskkonnale ka kaasa, kindlasti. Et paljud arvutid on ikkagi ju kasutuskõlbulikud veel tänagi, nii et julgeks küll soovitada, et ärge visake arvuteid minema, andke arvutitele uus elu vabavara abil. Et kuidas võib-olla tudeng siis oma õppetöös seda programmi saaks siis paremini võib-olla veel kasutada või mis see talle annab, et kui ta nüüd kasutab seda, et mis on need funktsioonid võib-olla, mis siis peaks ühte õpilast õppetöös huvitama? No ilmselt kas või see, et ütleme meil see tarkvara, mis meil on ülikoolis, on võimalik ka tudengil endal siis arvutis kasutada. Et õppejõud saab siin seaduslikult täiesti soovitada ja pakkuda tarkvara. No me küll spetsialisti töös kasutame palju sellist virtualiseerimist, aga ka ütleme tavakasutajad võivad seda kasutada, sest kui tahetakse uurida, katsetada, siis selline eraldi liivakast virtualiseerimise näol on täiesti asjakohane. Nii et see on nagu üks võimalus ja mis võib-olla võiks tavakasutajale meeldivam olla äkki isegi, kui tal on selline rakenduste pood, ta ei pea neid programme kuskilt eraldi internetist taga otsima, vaid ta läheb ühte programmi ja seal ta leiab, ma ütleks, 10 000 erinevaid programme, mida ta saab samast kohe alla laadida ja paigaldada ja selleks ei olegi vaja mingit, kuidas öelda, spetsialisti teadmist rohkem. Ja veel on, tänapäeval on järjest populaarsust on ju kogumas ka AI, et kuigi seda on ju kasutatud siin juba aastakümneid, aga nüüd on ta tekkinud ka erinevate äppide ja ka vabavara versioonidena, et kuidas seda saaks paremini ära kasutada ka Linuxiga võib-olla? No on olemas siis erinevad sellised klientprogrammid isegi saab oma arvutisse panna ja mõnda neist saab isegi ilma internetiühenduseta kasutada. Et tal on siis mingisugune hulk andmeid seal sees ja neid saab siis seal küsitleda läbi selle tehisintellekti liidese ja mõnda tehisintellekti saab isegi oma arvutisse panna, ka ütleme serveri poole pealt isegi.
et siin pakutakse ka selliseid võimalusi. Nii et ja isegi olen näinud häälkeskustega saab juhtida juba lausa, et sa hakkad suhtlema oma arvutiga ja seal arvutil on peal Linux. Ja inimesi kindlasti huvitab ka, kui turvaline see süsteem on, et kas see on ikka see privaatsus tagatud, et see, kuna ta on vaba vara, siis võib-olla tekib ka hirm selles, et siis on kõik nii-öelda avalikult kättesaadav, võib-olla ka minu info näiteks, mis ei kuulu nii-öelda avalikkusele. No võiks öelda, et ükski tarkvara pole võib-olla iseeneses absoluutselt turvaline, aga jah, Linux seal võib ennast natukene turvalisemalt tunda, võiks nii öelda. Aga üldiselt, kui tahetakse sellist suuremat privaatsust, siis saab ka oma arvuti isegi ära krüpteerida, et sinna ei saa ligi niisama, näiteks väliselt andmekandjalt üles laadides, või siis selliseid, ütleme, kaitseargumente kasutada, nagu siin võib-olla tulemüür ja need on kõik olemas ka Linuxil tegelikult. Ja isegi viiruse tõrjet on võimalik paigaldada ka Linuxile, kuigi seda võib-olla kohe alguses ei pruugita teha. Et selles mõttes ma ütleks, et erinevad operatsioonisüsteemide pahavarad üldiselt üksteise peale ei tööta, ehk siis Windowsi pahavara Linuxil ei toimi. Küll aga on mõningast pahavara, mis toimib peaaegu igas operatsioonisüsteemis, nii et seda on väga erinevat. Et siin Linuxil võib ennast natukene turvalisemalt ikkagi tunda küll. No väga põnev, et nüüd kellel tekkis huvi, et võib-olla siis kordame üle, et mis üritus on siis toimumas kohe varsti? Et siis 2. mail algusega kell 10 sel aastal, 2025. aastal saame siis kokku Mektoris, siin Tehnikaülikooli juures ja Innovatsiooni Hub on siis see ruum, kus me siis korraldame vabavara talgud. Alguses arutame siis natuke nende teemade üle, umbes paari tunni jagu ja pärast väikest sellist energiapausi hakkame siis paigaldama huviliste arvutitele vabavara, sealhulgas ka Linuxit ja kõike muud tarkvara, mis on vabavara. Nii et olete kõik oodatud oma arvutitega, olgu ta siis laua või sülearvuti Mektorisse. Ehk et siis terve päev on siis pühendatud sellele, et inimene saaks teada, osaleda aruteludes, saaks rohkem teada Linuxi kohta, hiljem ka siis endale arvutisse laadida see programm. Mis programmi sa kasutad selle ürituse raames? Jah, see on tõesti ka üks küsimus ja oleme siin vaadanud ja mõelnud, et Linux Mint võiks see olla, kuna tal on seal mitmed sellised, ütleme, nii algajale kui edasi jõudnule mõeldud mugavad lahendused kaasa pandud. Nii et isegi seal on veel vähe sellest, et Linuxi distributsioon on erinevaid, ehk siis need nii-öelda tarkvarakomplekte koos tugiteenustega. On siis veel ka seal erinevaid graafilisi töölaua keskkondi ja mis vajab võib-olla algajal sellise pildi võib-olla isegi kirjuks, aga lihtsamas keeles võib öelda, et ta on selline klassikalise tarkvara välimusega, kui keegi mäletab Windows XP-d vanal ajal veel, siis ta on umbes sellise välimusega, kui sinna see klassikaline teema panna. Nii et ma usun, et inimesed saavad hakkama, et seal on seda võimalik ka kohandada ja neid seadistada vastavalt vajadustele, aga me pakume mingisuguse sellise klassikalise lähenemise siis välja inimestele. No väga põnev ja kui ma saan õigesti aru, siis kuna on pikk päev, siis on ka vahepeal väike söögipaus ja joogipaus, et on ka siis nii-öelda saab kõhu täis ka. Jah, et tõepoolest päev on pikk ja nälgama kedagi ei jäta, nii et saate lisaks arvutile siis ka kehakinnitust, et arvutid saavad uue elu ja inimesed saavad ka uued teadmised. Ja ehk et siis kohtumegi 2. mail alates kella 10 Mektoris ja teeme ära talgud.